kingituste tegemine on tihtipeale üsna keeruline kunst. Tahame oma lähedastele hea meelt valmistada ning neile midagi meelepärast kinkida. Ent just selle õige kingituse väljavalimine võib teinekord osutuda üsna raskeks ülesandeks. Siinkohal tulebki appi kingitus.net, kes säästab teid kinginuputamise vaevast. Projekti kingitus.net raames pakume erinevaid originaalseid meelelahutsi, aktiivse puhkuse ja väljaõppeprogramme, mis saab tellida kingitusena nii endale kui ka teistele. Igalühel meist on oma unistus. Keegi tahaks rattutamist õppida, keegi unistas kunagi lendamisest, sportlennukiga või langevarjuhüppest. Kuid erinevate asjaolude tõttu lükkame oma unistuste elluviimise kaugusse tulevikku ja kahjuks nii need ununevadki. Nüüd võib kingitus.neti abiga nii oma kui ka oma lähedaste, sõprade ja kolleegide unistused teostada. Firmadel on välja töötatud eriprogrammid oma töötajate motiveerimiseks. Nüüd võib neid peale rahalise preemia üllatada ka originaalsete seiklustega, mis toovad inimestele rõõmu ja samas liidavad ka ettevõtte kollektiivi. Millised kingitused on kõige populaarsemad? Praegu on kõige populaarsemad aktiivse puhkusega seotud kingitused. Sellised nagu näiteks lend õhupalliga, hüpped langevarjuga, romantiline kohtumine jahil, sõit parapraaniga. Samuti on küllaltki populaarsed mitmed spa-programmid. Sina valisid pikka aega oma sõbrale kingitust ja lõpuks sa leidsid sellise koha nagu kingitus.net. Ütle, miks sa just selle koha valisid ja mida sa sealt leidsid? Seal oli väga suur valik kingitusi, aga asi oli selles, et ma otsisin päris pikalt kingituse, mis ma mõtlesin, et standard kingitus lõhnaõli ja mõtlesin, et mehele peaks mingi ekstriimsport meeldima. Siis ma surfisin natuke internetis ja läksin kingitus.neti ja seal ma tegin seda valikut. Teen siis väikse instruktaaži enne sõitma minekut. Tööpõhimõte on siis selles, et mootor liigutab propellerit, kolmandik õhku juhitakse alla kere sisse ja siit sellikust tuleb see välja. See tõstab nüüd hõljuki 20 centimeetrit siis kõrgemale, kas maapinnast või veest. Et sul puudub iseenesest põhjal, puudub kontakt maapinna või veega. Kuna sa oled õhus 20 centimeetrit, siis sa ei tohi sõidu pealt järsult gaasi lahti lasta. Sellepärast, et siis kaob õhk ära ja sa rammid siis kas vett või vastu maad ja see pidurdus siis saab olema järs. Ja sõitmine toimub siis niimoodi, et põlvedega ollakse nende pehmete matide peal ja kui sa paremale tahad pöörata, siis sa pöörad teistandi paremale ja kallutad ka paremale. Ja vasakule, siis kallutad vasakule. Kui sa vee peal seisma jääd, siis startimisel, kui sa gaasi põhja paned, ta lükkab nina ülesse ja ta ei hakka kohe liikuma. Selle jaoks sa pead sinna õhumulli peale uuesti saama. Paneme siis päästevesti sulle ka ja kiivri. Ja ma näitan korraks selle tee startimise ka ette. Hõljuki sõit siis meeldis, et jäid oma kingitusega rahule või? Väga rahule. Uskumatu, et nii äge on. Pole enne kunagi sellise asjaga veel sõitnud ja minu arust on väga huvitav ja hea kingitus, mida sa nüüd öelda. Aitäh sulle hea kingituse eest. Kuidas sulle meeldis? Väga oma praegu. Kui mul on mingi huvitav idee, aga ma ei leia seda kingitus.net aadressilt, et kas siis on ka mingi võimalus ikkagi saada oma unistusteoks? Siis püüame ka selle soovile vastu tulla. Kui kataloogus kingitus.net ei ole just teie unistuste kingitust, helistage või kirjutage meile. Me teeme koostööd paljude firmadega ja teame, et meie partnerid võivad täide viia ka kõige võimatumana näiva unistuse. Sooviks mainida veel üht projekti kingitus.net meeldivat omapära. Meil ei ole juurdehindlust.
müüme kingitusi meie partnerfirma hinnaga. Seega ei tule kliendil meilt kingitusi tellides kingituste eest juurde maksta. Kui nüüd inimestel tekkis huvi ja murravad parasjagu pead, mida oma lähedasele kinkida, siis kust saab lähemat infot teie kohta? Lähemat infot saab veebiaadressi kingitus.net. Televaatajad, kes soovivad võita endale ekstreemset parapoolisõitu, peavad vastama õigesti küsimusele. Mitu erinevat kingituste kategooriat leiate internetipoest kingitus.net. Vastuseid ootame aadressil hooaeg@redhot.ee.